Kas te teadsite, et umbes 80% meestest maadlevad kiilenemisega juba peale teismeiga? Kuidas selle olukorraga hakkama saada ja seda lahendada, vot seda me uurime täna Ants Rootsase käest. Ma ei saanud üldse aru, et see hõrenemine on toimunud, aga ma läksin Douglasesse juuksurisalongi ja siis ütles mulle suhteliselt otsa, et kas oma juustele oled tähelepanu pööranud, et kui ta tõmbab käega läbi, et siis need juuksed on nii hõredaks jäänud. Ja siis ma hakkasin nagu tähelepanu pöörama ja mõtlesin, et tõesti juuksed ei hoia enam, need kolmnurgad olid maru juba sügavaks läinud ja ma alguses olin hästi skeptiline, mõtlesin, et sest kõik juuksurid, tippjuuksurid ütlesid mulle, et ei, miski ei tööta, et kui sul juuksed on juba peast ära kukkunud, siis kindlasti neid ilma siirdamata tagasi ei saa. Aga mõtlesin, et kui kõik juba ütlevad, et ei saa, siis ma proovin, et äkki saab. Ja siis ma võtsin Gressina ampullid kasutusele ja käisin ka ära triholoogi juures, mis tegelikult on äärmiselt oluline, sellepärast et triholoogi juures ma sain siis ka kinnitust, et on päriselt asi pekkis, ehk siis kaameratega vaadati juuste sibulad üle ja juuste seisukord ja Gressina nüüd ei tööta tõesti nende olukordade puhul, kus juuksesibulad on armistunud. Ehk siis sellepärast olekski mõistlik ära hinnata, kas on armistumine juba toimunud või on lihtsalt juuksesibul veel alles ja on võimalik teda taas elustada. Ja minul olid enamjaolt kõik alles ja alustasin siis pika kuuriga ja selle kuuri tulemusena siis mina ei saanud midagi aru, et midagi oleks muutunud, aga siis ma läksin kuskil 4-5 kuu pärast läksin uuesti triholoogi juurde ja ma nägin seda eelnevat pilti, me tegime enne ja pärast pildid ja kaamera pilti, kui siis mikroskoobi all siis lasti mu peanahk üle. Ausalt öeldes ma olin täiesti jahmunud, sest ise niimoodi pealt näha peale selle, et mul olid mingi keerukohad tagasi tulnud, ei olnud nagu märgata, aga tõesti need juuksed on palju paksemad, mul ei ole enam sellist kiilanemist ja praktiliselt ma sain kõik juuksed tagasi, mis mul olid välja langenud juba või need laigud siis tekkinud pähe, ehk siis drastiline muutus ja tänaseks on peaaegu vist kõik minu kiilanevad sõbrad ja ka pereliikmed, mul vendadel on ju sama värk, mul vanaisa oli ka samasuguse probleemiga, eks ka natuke geneetiline, aga ja ka venna puhul mul on esimesed ilmingud, kes on nüüd 2 kuud teinud, et on hakanud juba tekkima ja mul paarid sõpra ka avalikus elus siin pärast seda, kui kuulsid, et mul juuksed pähe tulid, kes on kiilanemisohus ja praegu ma võin küll 100% garantii anda, et minu puhul töötab ja ka minu pereliikmete ja sõprade puhul annab juba tulemusi. Et igal juhul tark investeering, jah, nad võivad olla küll pisut natukene sellised kallimad, aga lõppkokkuvõttes, kui ma liitsin selle kokku, palju mul läheb juuste siirdamine maksma ja palju ma pean nende ampullide peale panema, siis minu jaoks olid need ampullid soodsam viis kokkuvõttes. Et hästi oluline on mitte lasta seda kiilanemist tegelikult käest ära, et hea on, kui juuksur märkaks, aga hea on, kui ka ise märkaksid, et kui sul ikkagi see kiilanemine hakkab juba toimuma, et see algfaasis juba sekkuda, sest mida kiiremini sa sekkud, seda kiiremini tulevad need juuksed sulle tagasi ja need juuksesibulad ei jõua armistuda. Ehk siis nii, kui sa näed kiilanemist, vahet pole, mis vanusest sa oled, hakka neid ampulle pähe panema ja tulemus tuleb kiiremini. Mida kaugemale lased, seda raskem on neid juukseid tagasi tuua. Ja kus siis neid saab, neid kliiniliselt tõestatud efektiivsusega juuksehooldustooteid? Siis labo.ee on kõik tooted ilusti saadaval.